Ei teid, kas kuuled või? Ai, ma ei saa, kuna valus. Mul ei olnud valus, mulle silma lõi. Oota, sina lõid mulle silma. Möödunud pühapäeval rullus siin väikeses Rakka alevikus lahti tõeline märulifilm, kui siin samas poes tungis üks kohalik mees kallale teisele. Juhtum päädis sellega, et kohalikul kunstnikul Hanna Kuntrol löödi silm veriseks, peale mida püüdis ta ründaja ise kinni ja hoidis teda siin poe põrandal kinni kuni politsei saabumiseni. Ukse peal ta hakkas mind õlmast rebima. Ma ei ole kunagi sallinud, et mind käperdatakse. Ja siis, no mul on päris palju jõudu, ma tõukasin ta endast eemale, ju ta ehmatas ja tal oli käes kaamera. Eks ma siis lükkasin ja muidugi ta kohkus ja selle kuradi kaameraga ja ma ei olnud selleks valmis, et ma selle kolaka saan. Ja ma sain silma auku ja mul hakkas verd jooksma, mõtlesin, et see on hea asend, et ma saan ta üle õla, viskan nupuga ta maha ja siis ma viskasin ta maha, fikseerisin käe ära, pakkisin ta kokku ilusti ja hoidsin ühe käega siis juustest kinni, et neid tal peas õnneks on ja hoidsin kuskil pool tundi. Kohale reageerinud politseinikud pidasid selle vägivallatse kinni ja fikseerisid kannatanu vigastused. Ma saan, et teiega ta tuli kaasa jaoskonda? Ja oli kinni peetud kuni 48 tundi. Mina nägin, kui nagu öeldakse, üks mees oli nagu maha võetud rajalt nii-öelda ja mina tegin ostu ära ja tulin ära, et ega ma tõesti ei oska rohkem öelda, kui ma pärast video pealt nägin. Aga tegi kõhedaks ka? Tegi. Mina olin kohal, mul emps helistas, et vabandust väljenduse eest, aga jobu jälle tegutseb, aga vabandan. Ja siis ma tulin kohal, siis ta oli pikali maas ja politsei ütlesid, et 48 tundi, aga näed, Eesti riik on ju nii halb, et ta ei saanud ise 20 tundi. Ja ma võin kohe võrdluse ka tuua, et tema ei saanud 48 tundi, kui meie sõime bussijaamas Sihvkas, siis meid lubati juba kuuks ajaks kinni panna. Kohalikus toidupoes Kuntrat rünnanud 60-ndates meesterahvas on kohalikele hästi teada, sest nende sõnul terroriseerib ta Alevi elanikke juba pikemat aega. Kähmluse ajal poe juurde kogunenud inimesed lõpuks lausa aplodeerisid Kuntrole. Siis nad tulid mulle toetust avaldama. Hõiskasid ja skaneerisid, et tubli Kuntro, lõpuks ometi keegi väänas ta maha. Ja siis pärast tulid seal naised olid ja plaksutasid, kui ära viidi pätt ja mul oli tõesti natuke kangelase tunne. Mis te selle mehe kohta oskate öelda? Siin kohalikud räägivad, et kardetakse. No ta on natuke imelik meil, ma ei tea, mis tal on, kas tal on närvidega midagi või tal on kellegi viha kellegi vastu, ma ei tea, aga midagi tal on, jah. Pikemat aega juba on probleemid? No ma ei tea, juba eelmises aastas vist ma kuulsin, et kuidas ta laseb siin nabrimehele muusikat hommikust õhtuni mängima, milleks seda, ma ei tea. Proovib olla Rakke Saajo, käib see ringi pipraga, ründas tema isa ennem. Ta mölises, sõimas igasugused emmes. Ta isa läks vaata, no ütle näost näkku vaata. Siis ta pani talle esimese jalaga hakkas piparti, sest ta oleks ka pipart saanud, aga ta pani telefoni näiteks ette. Täpselt enda samas maja eest läksime, siis vist tahtis Keirole, mingi raudkaikaga kallale minna. Ja siis me läksime sinna maja ette ja siis alguses üritasime normaalselt rääkida. Aga siis tema võttis kõrist kinni sellelt noormehelt ja siis kutsutigi politsei ja siis ta viidi ka minema. Lubati jälle kauaks ära viia 48-ks. Eesti seadused nii pekkis, et vaevu istus kuradi 20 kinni, juba järgmine päev jälle kõndis ringi ja ähvardas peksa anda. Kuna ta naabril on üles pandud kaamerad ja need salvistavad ka heli, siis ta niimoodi õhtuti seal lahumeeli kuseb vastu aeda ja siis ise karjub kaamerasse mikrofoni, et kas sa kuuled, kuidas ma kusen sulle vastu aeda. Vaat selline põnev mees. Möödunud talvel kõndis ta kohalike sõnul mööda Alevit ringi lausa mõõgalaadse esemega. Et asi ei jääks külajuttude tasandile, võtsime ühendust ka mehe endaga. Pühapäeval toimus rüselus kohalikus Krossi-poes teie ja ühe teise kohaliku mehe vahel. Mis seal siis täpsemalt juhtus? Vaata, seda mina ei saa rääkida, sest uurimine on pooleli. Arusaadav. Aga me oleme rääkinud paari kohalikuga, kes väidavad meile, et teie käite provotseerimas inimesi. Kas siis on nii? Ei ole nii. Ja ärge kuulake neid kohalik. Kui te panete, siis pärast maksate. Aga on teid võib-olla valesti mõistetud siis kohalike poolt? Teate, te ei ole psühholoog. Kui mul on vaja psühholoogi, siis ma lähen kuskile mujale rääkima, mitte teie ju. Kui me kohalikult mehelt selle mõõgajuhtumi kohta küsisime, siis alguses naeris ta mind välja ja andis mõista, et tegemist on lolli jutuga, sest mitte midagi sellist ei ole olnud. Hiljem helistas ta aga mulle tagasi ja ütles, et tegelikult on tal asjast oma vaatenurk. Kas te arvate, et on võimalik selline asi? Aga teist on ju olemas video. 7-sekundine video. Ja selle video põhjal viidi mind ära Rakveresse. See video on selja tagant minu enda kundi peal ja see ei ole mõõk, vaid kiir. See on tööriist.
Kohalike sõnul on politsei siin Rakka alevikus viimasel ajal väga tihe külaline ja just selle ühe sama kodaniku pärast. Politsei tunnistab, et kohalik mees on neile hästi teada. Tema osas on laekunud mitmeid teateid ja mitmeid infosid, mida me oleme kontrollinud ja sellega on tegelenud nii vallatöötajad kui ka meie piirkonna politseinikud. Mingisuguste juhtumite põhjal me oleme suutnud piirduda suulise hoiatusega või siis suulise vestlusega, aga mingisugused juhtumid on olnud niivõrd tõsised, et me oleme pidanud sekkuma menetluslikult. Pühapäevase juhtumi puhul on tõesti algatatud ka kriminaalmenetlus. Avameri toob välja, et mehega on korduvalt vesteldud, kuid tema mustrid korduvad, mistõttu tuleb patrullidel sinna ikka ja jälle reageerida. Väike-Maarja vallavanema sõnul on Rakke inimeste probleem tema lauale jõudnud korduvalt. Ta annab aga mõista, et tegemist ei ole mitte ühe inimese provokatsiooniga, vaid pigem moodsa aja tõe ja õigusega. Ja 2 head naabrit on omavahel tülli läinud ja kahjuks tüli ei ole, ma arvan, kummalegi mõistlik ega rõõmustav, vaid pigem proovitakse üksteise närvidega kaugele minnakse. Siinkohal käib siis jutt kõrvalmaja elanikest, kes kohalike sõnul kannatavad kõige rohkem igapäevase muusika ja sõimu all. Keskküla sõnul on ka vald proovinud olukorda lahendada, kuid lahendust ei paista, sest nemad saavad kodanikuga ainult vestelda. Võib-olla kogukonnas siis antakse nagu teada, et kuulge, et see ei ole päris mõistlik ja ka kogukond võtab see oma seisukoha näiteks, et on siis poes või kuskil, et inimesed suhtlevad omavahel ka laiemalt, kui teatakse, et üks osapool rikub väga palju tegu teist, siis võib-olla talle ei tehta see elu nii mugavaks selles kogukonnas olles. Kas te oma kohust ei karda? 3 korda üle sülitades ma loodan, et asi nii kaugele ei lähe. Kui viimasel piiril praegu kohalikud on? No ikka küllaltki. Ma olen kokku leppinud, et me ei räägi täna teatud nimedest ja asjadest põhjustest, sellepärast, et tervised on käest ära läinud inimestel. Aga see piir on nüüd ikka käes küll, kus nüüd tuleb hakata tegutsema. Et ma väga loodan, et see asi on jõudnud meediasse, mitmesse kanalisse, et me ühisel nõul üritame, püüame, muidugi seaduse raames kõik, ära teha, et see inimene rohkem seda teha ei saaks siin.